meie peakülaline siin ei ole Sergei ega mina, vaid meie selja taga, eks ole nahkkilpkonn. Olete vast meediast või kuskilt selle kohta midagi juba kuulnud. Võib-olla te siin muidu ei oleks. Mis lugu siis selle nahkkilpkonnaga on? Et minuni jõudis esimene info siin umbes 1,5 nädalat tagasi või peaaegu juba 2. Kõigepealt helistas mulle Andro Truuberg. Tema oli saanud kuskilt infot, et sihuke asi on ja et uurigu ma edasi, andis mulle esimesed vihjed ja kontaktid ja ütles, kes asjast teavad. Ja siis Toomas Armulik oli asjaga kursis, rääkisin temaga ja sain teada, et tõepoolest nahkkilpkonn leiti Saaremaalt, Läänerannikult, kellegi sakslase poolt. Sakslane Wilhelm Tell on tema nimi. Ja tõepoolest, ma alguses nagu kuulen valesti või, et kuidas see ikka on, ütle täht-tähelt, aga tõepoolest Wilhelm Tell ta leidis. Ta ei ole nagu püsivalt ela Saaremaal, aga ta omab seal oma talukohta või kinnisvara. Ta mingi osa oma ajast veedab seal, ta meeldib Saaremaal käia, elada, aga ta on oma erinevate kohustustega ikka Saksamaaga seotud, nii et ta käib niimoodi edasi tagasi. Ei ole siuke turist, kes juhuslik läbirändaja, et ikkagi nagu kuigivõrd kohalik seal. Jah, et see sama, ta elab, põhimõtteliselt enda kodurannast leidis, et ta elab seal hästi lähedal, kust see leidis. Tagamus ja Poolsaar. Just. Aga jah, et siis mingi info, ma ütlen, et täpselt keegi mingid kõlakad liikusid kuskilt, keegi kuulis, aga nagu info suureks ei läinud. Ja aga nüüd siis, kui see info siia jõudis, see asi on nagu tõesti väärib nagu suuremat tähelepanu ja loomulikult see eksemplar pakkus meile ka huvi. Ja kuna Toomas Armulik oli sellest ka huvitatud ja oli just Saaremaale mingite muule asjaoludel sõitmas, pakkus välja, et ta võib selle ära tuua ja tõi siis selle ära, leidis kontaktid ja küsis, kellelt vaja ja sai ta siia. Selleks ajaks juba oli seal vist teisigi huvilisi, on üks Sõrvesääre tipus, Mati Martinson elab. Tema oli ka juba huvitatud sellest ja see sakslane ise ka võib-olla oleks taht teda endale ka jätta, aga ta nii kindel selles ei olnud. Aga lõpuks me saime ta endale. Ja toodi siia selline, kuna ta oli juba ligi 2 kuud vedelenud, sest sakslane oli leidis ta juba surnult, oli roiskumas, lohistas ta omale aeda oma maja juurde. Seal ta vedeles veel mõned kuud ja kui ta see jõudis, ta oli üsna lootusetult roiskunud juba, ehk siis tema see konditsioon oli üsna kehv, aises, mis jube ja tegime siis, mis temaga teha oskasime, ehk siis võtsime mõningad proovid, ehk saaks midagi analüüsida, puhastasime pehmetest kudedest ja üritame ta kuidagi saada niisuguse konditsiooni, kus ta oleks nagu fikseeritud ja enam kuju ei muudaks ja midagi ei tilguks ja lõhna ei eritaks. See töö on veel pooleli, protsess käib, nii et on niisugune püsivalt teda eksponeerida veel ei saa, aga sellisel kujul tänasel päeva puhul sai ta siia välja tuua, et teda näha. Et selline on jah tema siia jõudmise lugu. Meil ei ole kedagi eksperti Eestis ilmselt üldse, et kes on nahkkilpkonnas ja väga palju prepareerinud või mis kuidas nendega ümber käia ja see selline katsetamine ja uurimine on. Olen üritanud sellega ise siin tegeleda ja tegelen edasi, et vaatame sellisel kujul. Ehk niisuguse luuosa kilbi pealuu ja on ka üks niisugune väike kotitäis skeletiluid. Neid siis üritame säilitada, et niisugune topist nagu ei olnud enam lootust saada.
esimesed fotod temast on juba nii, et tal on üks loib puudu. Ma ei tea, kas teisel pool mõni loib on alles. Ja tal on kuskil, no on juppe puudu ja nüüd meil see kotitäis luid on. Ei ole veel seda jõudnud teha, et seda siis nagu lego kokku panna, et mis siis on võimalik kokku panna, et ei tea, selgroo ribid on selgroos, mis seal sees on olnud, need on enam-vähem olemas, pealuu on ja mingid rangluud, abaluu, midagi on, aga tervikskeleti kindlasti ei ole. No vot, ja selline on tema see saamise lugu ja kuidas ta jõudis ja mis seis temaga hetkel on. No, ma ei tea, võib-olla vääriks sellest loomast endast ka rääkimine. Ma siin panin üks pildi tema levikust ja ma ei tea, võib-olla Sergei on meil nagu rohkem uurinud teda ja roomate vastu üldse huvi tundnud, ja praegu vist teinud selle looma kohta kõik selgeks, mis endale seda saab. Et ma arvan, et Sergei on õige mees sellest rääkima. Jah, aitäh, kõike kindlasti ei tea, ei ole jõudnud ja keegi teine ka siin maa peal kõike sellest liigist ei tea, aga jah, mõned huvitavad asjad, see on üsna erandlik, et kui me räägime kilpkonnast, siis ta on teiste kilpkondade seas, tõuseb esile väga mitmete ökoloogiliste ja muude tunnuste poolest. Ja kui ma tegelikult, ma ei oleks küll kunagi oodanud või mõelnud selle peale, et Eesti rannas võib selline loom nagu ideeliselt ujuda. Ja kui alguses saatis Villo, et kilpkond leiti, siis ma arvasin, et ta tegi vea, et sookilpkond leiti, et ta on kogemata selle vale pealkirja pand. Aga siis vaatasin meili ja pilte ja sain aru, et ongi selline asi. Ja see oli muidugi minu jaoks väga suur hämming, aga kui selle liigi bioloogiat uurida, siis võib-olla isegi natuke on hämmastav, et alles nüüd, sest et tegu on maailma suurima kilpkonnaliigiga ja maailma suurima levilaga roomajaga. Ta on kosmopoliit, et siin on siis need punktvaatlused suurest siis andmebaaside siis andmestikust. Ja tegelikult see areaal on muidugi veel palju selline laiem, et kõik need vahepealsed sinised alad on ka, et võib nagu üsna kindel olla, et ta nagu valitseb seda maailmamerd siin. Ja jõuab ka, erinevalt meie arusaamatest kilpkonnadest, siis tema jõuab ka väga kaugele põhja, näete sinna Põhja-Norra ja ta ei ole seal küll tavaline, aga ta ei ole ka seal mingi ülieksikülaline, et nad oma rännetult satuvad, ta on väga hea ujuja ja kõike seda arvesse võttes, siis miks nad ei võiks aega Taani väinadest siis eksida ja siis nende jaoks need vahemaad katta. Siin Läänemeres on äärmiselt juhul päevade küsimus, kui tal mingi tuhin on. Aga jah, tõesti, ei ole siin meie kandis küll teda varem nähtud. Aga ei ole võib-olla ka väga imestada tegelikult, jah. Et muidugi siin tal need elutingimused nähtavasti sobivad ei ole, et jällegi erandlik selles mõttes, et sööb meduuse, tema teadaolev põhitoit on meduusid, et muidu siis jällegi teistmoodi võrreldes kõigi teiste kilpkonnadega, siis see ujumine, et see nahkkilp, isegi need triibud, mis tal on, need pikid triibud, need on nagu tüürid, mis aitavad seda siis suunda hoida vees ja muudavad siis selle liikumise veel ökonoomsemaks. Kogu see kate on nahkne, umbes kui te vaatate delfiine ja hästi oluline, me ei saa võib-olla sellest esialgu kohe aru, kui me ise vette lähme, aga see naha siis selline kõvadus on väga oluline ujumisel. Et üks põhjus, miks inimene on aeglane ujuja, ta nahk on lõtv. Et kui te vaatate veeimetajaid, siis need on hästi pingul ja selle nahkkilpkonnal samamoodi. Siis tal on proportsionaalselt kõige suuremad, ka proportsionaalselt, nii absoluutselt kui proportsionaalselt kõige suuremad loivad kilpkondade seas. Nii et ta on väga ökonoomne ujuja
ja ka väga kiiresti võib seda teha, et 35 kilomeetrit tunnis võib ujuda. Ehk siis see on põhimõtteliselt nagu tippsprinterid sama kiirusega, see on ilmselt lühiajaline. Aga kui ta avaookeanis elab, ega ta seal kuskil lesida väga ei ole, eks ta siis kogu aeg ainult ujubki ühes või teises suunas. Ja võiks ju küsida, et miks tal üldse vaja nii palju liikuda on. No sigimisega paratamatult täiskasvanud saavad liikuda väga kaugele põhja, tulevad toime külmade temperatuuridega. Selleks on jälle ka mitmeid kohastumisi. Üks asi on juba tema suur keha mass, kubatuur, teatavasti siis, ütleme siis looma kasvades või üldse füüsikaline ruumala ja pindala suhe läheb muudkui suuremaks, mida suuremaks läheb ruumala, ehk siis proportsionaalselt siis soojuskadu läheb kogu aeg väiksemaks, mida suuremaks läheb loom. Nii ka nahkkilpkond näiteks võrreldes siis mõne tavalise mingi veekilpkonnaga, tema siis soojuskadu on palju väiksem suhteline. Lisaks talle on teadaolevalt pruuni raskudet, mis siis on sellise funktsiooniga ka imetajatel, et siis passiivselt sooja toota ilma liikumata. Raskude, mis on siis eriti täistihedad mitokondreid ja need siis saavad siis ka liikumatus olekus sooja toota, et ka inimesel varases arenguetapis on ütleme siis imikutel on mingi jaani pruunraskude. Ma nüüd ei ole üle kontrollinud neid väiteid, et kui inimene ennast külmaga karastab, et kas see on võimalik siis ka täiskasvanuna. Algselt öeldi, et ei ole, aga mingisugused väiteid internetis ma ei ole nagu nii palju viitsinud, et teadusartiklit otsida sellest. On. Talvel on isegi Eesti inimestel võimalik teatud uuringutega näha. Pruuniraskude. No võt. Aga ikkagi inimene jääb oma külmatoluvuselt sellele kilpkonnale alla, sest teda on leitud ka 0,4 kraadisest vees ujumas. Aga lihtsalt sigimisega on ta seotud ikkagi subtroopika ja troopikavööndiga, sest tema tõesti noorjärgud ehk siis munad ei arene. Kahjuks ilmselt Saaremaa suvi jääb lahjaks, et siin need munad välja saaks kooruda. Et tal on siis seal optimaalsed temperatuurid, mis on vajalikud, aga muul ajal, kuna ta meduusidest sõltub ja nii palju, kui nendest meduusidest teatakse, siis nende sellised ka, ütleme siis, rohkus on ajalisruumiliselt väga varieeruv suurel skaalal ja sellepärast need kilpkonnad on ka liikuvad, et toitu otsivad, nad peavad leidma sellise piirkonna, kus on just sel parasjagu on palju neid meduuse. Et on ka hinnatud, et selline kilpkonn, jahedamas vees peab sööma kuskil pool oma kehakaalu päevas meduuse. Et see on siis selline hästi vesine toit, aga piisav, et kasvada võrdlemisi kiiresti suureks ja ka muneda 2-3 aastase tsükliga. Et arvataksegi, need tsüklid on just 2-3 aastased just seetõttu, et see energiavarude kogumine võtab aega. Et see positiivse bilansi tekitamine. Ja nii nad arvatavasti ujuvad toiduotsingul ja ka mitte ainult siis horisontaaltasapinnas, ka vertikaaltasapinnas, ehk siis võib üle kilomeetri sügavusele võib see kilpkond sukelduda. Ma ei tea, mis teda sinna tõmbab, seal on kott pime. On meduusid võib-olla helendavad seal. Samas on ka pakutud, et võib-olla ta sööb ka peajalgseid, aga ikkagi loetakse teda siis meduusitoidus ja hinge võib ka siis ligi 1,5 tundi pidada kinni. Et sellega jõuab siis kilomeetri sügavusel ära käia. Ja seetõttu ta on nagu tinglikult, et teda püsisoojaseks loomaks lugeda. Millel, see ei ole korrektne nii öelda, aga tema kehatemperatuurid on püsivalt soojemad kui ümbritsev keskkond. Et kuni siis 18 kraadi võib see erinevus olla. Et võib-olla selles mõttes ei ole ta püsisoojane, et see kehatemperatuur on kogu aeg ühtlane.
ta ka langeb koos veetemperatuuri, aga ta püsib pidevalt soojem kui see vesi ümberringi. Võrreldes teiste kiikondadega, see on haruldane või tavaline? No pigem vist ikkagi haruldane, et või siis vähemalt selles ulatuses. Selles. Pruunirasku arvud siis? Jah, üks asi on keha suurus, pruunraskude ja siis on see, tal on ka see tagasivoolu põhimõttel, et siis soeveri loibades läheb niimoodi, et siis külm vesi või külm veri järjest soojeneb ja ennem kui kehast välja läheb, ta soojendab selle sisse tuleva vere, välja mineva verega. Nii et need on kohastumised, mida on nagu kirjeldatud, võib-olla neid veel, aga ilmselgelt need ikkagi aitavad seda keha sooja hoida, et see ei ole lihtsalt mingi kulukas tunnus, mis tal seal, vaid see on vajalik tunnus, mida siis maailmameres hoida, aktiivsust hoida. Ja isegi Vahemeres on üks munemiskoht märgitud. Nii et ja Vahemeres on nad nagu liigini olemas. Et kuidas selle soolsustalvusega on, et ma vaatan siin Lõuna-Ameerikas on mõni punkt ka maismaa peale, et Brasiilia, Argentiina või nende ügesi tahavad üles, siis tähendab see seda. Vot Läänemeri ka ei ole, eks, ookeani soolsused. no nad on seda vist, ütleme Läänemere näitel, siis nad on võimelised siia tulema, aga kui mugavad ennast, ma ei tea. See osmoregulatsioon on, et äkki see oli hoopis surma põhjuselt. Siia suurte meduusikarjade järgi, eks ole, siis... Meririst ei olnud veel valminud juuli alguseks ja jäi nälga. Et see, vesi on nii soolane ja meriristid on nii nigelad siin. Aga ma selles mõttes osmootse rõhu koha pealt ma ei oska öelda, kui palju see stressi tal tekitab, aga pidevalt ta näeb vaeva, et soole väljutada, kui ta maailmameres ujub. Ehk siis kui nad tulevad kaldale, siis võib näha, et neil on pidevalt nagu selline limakiht on silmade ümber nagu nutaksid. Tegelikult nad eritavad soole kogu aeg näärmetest. Et ma ei tea, kui soolased need meduusid on, mida nad söövad. Kas need on osmootne rõhk on sama, mis ümbritseval keskkonnal? Küllap on sama. Siis on nagu tükk tegu, et seda soole kehast välja viia. Kommentaariks see kaart on sealt GBIF-i portaalist ja seal on neid andmeid nagu miljoneid ja miljoneid kirjeid, selle looma kohta ma ei tea, vähem, ma ei tea, mitu, aga et seal võib ka viga olla, et seal võib olla siukse juhuslikke mingisuguses andmebaasis keegi kunagi tegi mingi sisestuse, mingi vea, kas leiukoha või nimega ja neid kõik ei ole nagu läbi kontrollitud ühe kaupa, et see on selline, annab hea ülevaate, kus liik nähtud on, aga kõik see ei ole nagu 100% kuld. Siin võib vabata, et koordinaadil on miinus eest puudu või hoopis miinus ette tekkinud ja siis need vahetavad ennast. Või siis ongi vale liik kuhugi pandud. Teadaolevalt ei ole teda nagu kuskilt kaugelt sisejõgedest ikkagi leitud. Süva Läänemerest iska väga mitte. Ei ole, ma nüüd ei jõudnud, ega sa ei jõudnud vaadata sealt 60-ndal Saksamaad tõmmati üks isendaga, aga kummal poole pealt, et see meil... Ma guugeldasin Baltic Sea ja siis ta tuli see artikkel ja siis ma kiiruga vaatasin, et ta oli 1960 mingi leid, aga et algoritmis anda selle seose luua Balti merega, aga jah. Taani väinast läbi on tulnud, et seal on näha ka, et seal kuskil Rootsi rannikul või midagi seal, ma ei tea, kui kõik andmed on, aga Läänemere sinna algus või ütleme siis lõppu otsa või sinna on sattunud, aga nii kaugele nagu itta ei ole küll kunagi tulnud. Vähemalt teadaolevalt. Aga kas Briti saartel on siis munemiskohad ka olemas? Ei ole. Need on lihtsalt nähtud. See on tegelikult tema loomulik areaal seal ümber. Ja jah, tõesti, saared on kõik kaetud, nagu ütleme, sisemaa ka. Nad lihtsalt jälgivad mingit hoovuste liikumist. Osalt küll, et seda on kinnitatud, et eriti kui nad peale koorumist osad kasutavad hoovusid. Aga mõistlik on need ka hiljem teha ju, kui on võimalik. Ja
rohkem arvatakse need olevat ikkagi siis sellised elupaigatruud, et selles piirkonnas, kus nad siis ise on koorunud, siis nad tõenäoliselt suunduvad sinna kanti tagasi. Võib-olla mitte väga täpselt, aga noh, ei tea, et oleks nüüd Lõuna-Ameerikas koorunud isend läheks Aafrikasse munema, et seda. Natuke erinevad ka üksteisest, kalampopulatsioon. Jah, selle kohta on uuringuid ja jah, seal ütleme, kui piisavalt tundlikult vaadelda, siis mingi täpsuse või kindlusega neid eristatakse. Ja ma ka, noh, meie huvi oleks ka, et kas me selle materjali põhjal, mis meil on, kas on võimalik midagi öelda, et ma olen paarile autorile kirjutanud ja küsinud, et kas nad oleks huvitatud, et ma saadan neile proovi ja siis nad teevad selle metoodika läbi seal. Praegu ei ole veel ühtegi positiivset vastust, aga vaatame veel, võtan jälle mingi uue hulga autoreid ette, et pommitan kirjadega. Ja noh, nende munemiskohtadega, noh, see on üks pudelikaeltest, miks selle liigi käekäik on nagu problemaatiline, et inimesed söövad neid mune paljudes kultuurides päris hea meelega. Ja siis noh, oli ka üks selline markantne näide sellest, kuidas inimesed proovisid aidata, aga ütleme, Malaisias oli üks hästi selline tuntud munemisrand, aga ühel hetkel tekkis ikkagi see inimesepoolne see mune või see kisklus nii suureks, et siis ütleme siis kohalikud aktivistid korjasid need munad sealt ära ja inkubeerisid ise ja vabastasid, aga nad tegid seda liiga kõrge temperatuuril, ja roomäätel on siis selline temperatuurist sõltuv ütleme, sugu sõltub sellest arengutemperatuurist ja siis need kõik olid põhimõtteliselt emased, mis sealt koorusid, siis need lasti sealt rahulikult vette, aga see populatsioon seal ei taastunud. See kliima soojenemine juba neid natuke mõjutab ka? Selle kohta, mitte ainult neid, aga selle kohta on uuringud ka teiste põhjal ja on näidatud mingi teine merekalkan oli, kus oligi see emaste isaste sugu oli 116 ühele. Et jah, seda nagu on laias spekuleeritud. Et tal oli täpselt 29,4 oli ideaaltemperatuur, kus sugude suhe võiks olla võrdne. Et kui juba 2-3 kraadi siia-sinna. See sugu oleks Saaremaal saanud. No, võtta, seal, ma ei mäleta, kui pikk see ajaaken on, kui palju ta saab 29,4, aga ta läheb ikkagi pool meetrit maa alla ka. Et see inkubatsiooniperiood? Ma unustasin ära selle praegu. Et ma lugesin küll selle kohta. See võtab aega, aga ma kahtlen, et Eesti suvi seal poole meetri sügavusel nii sooja on. See pole eksam, oleks nüüd spikri kirjutada. Kas ta siis muneb liivastel mererandadel? Jaa, liivased mererannad eelistatult taimestikuvabad. Jah, tagaloibadega. No liiva on ja leiab, aga no jah. See ilmselt ei ole suguküps isend, et selle me mõõtsime üle, oli 1,12 m, aga seal suguküpsed on kuskil kilbipikkus siis kuskil 1,50 m ümber on siis hakkavad siis sellised emased, aga teadaolevalt on ka üle 2-meetrise kilbiga isendeid registreeritud. Kas nad tulevad munema tagasi oma põlisrandale või nad leiavad uusi kohti? No pigem põlisranda, aga ma ei ole välja lugenud miskit, mis väidaks seda 100% kindlusega. Et noh, ma ei julge välistada, ma ei tea, kas keegi üldse julgeb välistada, et mingil määral ikkagi sellist ekslemist toimub. Mingit raadiokaelust ei ole neile pandud märgist? On ikka. Siis näeks ära, kas ta tuleb? Jaa, ei, no ma ütlen, need andmed, mis on minu arust kinnitavad, et nad pigem tulevad sinna oma koduregiooni tagasi, aga ilmselt seal on mingid veapiirid on seal ikkagi juures, muidu see liik lihtsalt sureks välja. Ma arvan, siin kaardi peal osad need punktiread on nagu üsna
nagu üks sihuke rada läheb, et ma olen üsna kindel, et need ongi sellise raadiosaatjaga siis kogutud andmed, et on siis loomal see saatja peal olnud ja siis näitab tema rännet, et vaevalt kuskil keset Vaikset ookeani oleks nii palju, ma ei tea, kalureid, kes siis oleks neid juhuvaatlusi teinud, siis moodustavad üldse jada, eks ole. noh, just, et eks sedasi ka andmeid kogutakse ja et on enam teada, et kus nad liiguvad siis. kas nahkkilpkonn on niisugune rahumeelne ja sõbralik loom, inimest ei ründa? Jah, inimesest tal ei ole nagu sooja ega külma. Ma olen olnud juhust ka neid looduses vaadelda, siis Lõuna-Ameerika rannikul oli see ja noh, tema ajab oma asja, et muidugi need ei tasuks segada, kui nad munevad. Aga üldiselt ta inimestele mingit tähelepanu ei pööranud ja seda ta ei tee ka vees olles. Aga on kirjeldatud juhtumeid, kus ütleme, ta on ennast kaitsnud, teda rünnanud haide vastu, et ta võib käituda agressiivselt. Ja siis, kui paat või see hai teda ründas, siis ta suunas oma agressiivsuse hoopis paadi vastu. Et lihtsalt kuhugi tormas. Looduses neile väga siis täiskasvanud isendit ei ole, selliseid kiskjaid ei ole. On andmeid, et mõõkvaalad ja suured haid võivad ohustada, aga noh, pigem ka on see suurusest sõltuv, aga noh, ei saa ju välistada, et ka täiskasvanud on täiesti väljaspool ohtu igasugust. Eluea kohta ka. Hinnangud on kuskil seal 90 aasta ümber. See on nagu maksimum, et meie loom on ilmselt võib-olla hilisteismeline või ei tea. Aga üks oli selgus, tema vanust saab mõõta silmas, on mingi luu, millelt saaks aastarõngaid määrata. Toomas Armulik ütles, et ta leidis üks info. Mina ei tea. Aga seda luud meil ei ole. Just, et see on üks neist luudest, mis on... See luu on kusagil Läänemeres. Jah, või on seal sakslase aias, ei tea. Et me ei saa ta vanust vähemalt tavapraktikas kasutada meetoditega mõõta. Vot. See on veel küsimusi. Kilpkonna vaata, kõik pilt selge. Oleks rohkem Läänemerre või Eesti piirkonda sattunud või ma ei tea, moodustaksid mingisuguse väikse populatsiooni, kes kuidagi ohustaks liike, mis juba siin on, ma ei tea, söövad. Illimalik. No see oleks praegu puhas spekulatsioon, et noh, meie millimallikad, meduusid, meriristid on siis see kääbustunud variant siis Atlandi meriristist, mis on siis seal, ütleme seal 30 sentimeetri läbimõõduga ja meil on nad võib-olla sellised suuremad. Et kas see üldse talle sobiks ja siis kui ta need sööks, kui need siin sööks vähemaks need, kas sellest midagi väga juhtuks? Ma ei oska, see on väga spekulatiivne, nagu siin midagi oletada, aga võib nagu fantaseerida, kui palju peab neid meduuse sööma, et selline keha kasvatada, püsida soe, liikuda aktiivselt, et palju meduusis seda ainest on, eks ole, millest seda energiat saada. Millised kogused ta tegelikult vajab, üks suur loom seda meduusi. Jah, et seda on nagu välja toodud, et ta on päris selline efektiivne meduuside arvukuse kontrollija maailma meres. Need, isendiliselt ju neid palju ei ole võrreldes meduusiga, aga jah, et see biomass, mis nad nagu ära hekseldavad, on ilmselt üsna muljet avaldav. Aga veel tulles tagasi selle eelmise küsimuse juurde, et ma arvan, et ma julgeks vastata selle nii, et kui talle siin midagi sobiks, siis nad oleks siin juba olemas olnud. Ma arvan. Suudab mürgiseid ja kõrvetavaid meduusa süüa? Ma arvan, et mingil määral, aga jään täpse vastuse võlgu, et nad, kui selektiivsed nad on, ma ei tea praegu öelda.
ma usun, et mingil määral küll, jah. Kas ei ole mitte kõikidel meduusidel mingid kõrverakud olemas? Lihtsalt enamustel inimesel, mida nad ei tee, on liiga nõrgad. Meririst on ka tegelikult. Jah, tal on ka olemas kõrverakud, et sööb mitmesuguseid, noh, kui kanget kõrvetust ta välja kannatab, siis... No võib-olla on mingid liike, mida ta kindlasti väldib, aga ma ei ole selle kohta, ei ole eraldi otsinud, aga kuskilt silma ei jäänud see info. Kui teil on küsimus, tõstke käsi ja paneme selle kastikese rinda, siis kuulab kaamerasse ka, mis te küsite. Ja kõik võetakse linti. Ja, kuubik on jäänud kuhugi toppama. Nii, siit tuleb üks. Tambet küsib. Seda võib loopida, ta on niimoodi mõeldud. Mul oleks üks väike ettepanek, et võib-olla Villu või Sergei, kui te seda kilpi natuke teistpidi keerata, siis võiks huvitav vaadata inimestel, et roided on sinna kilpi külge. Ja. Võime seda teada. Enne kui me seda teeme, ma räägin, tal on niisugune omapärane anatoomia on see kilpkonnal, et ta tegelikult erineb kõikidest teistest kilpkonnadest oma ehituse poolest ka. Ta on üsna ammu lahknenud, 200 miljonit vist oli aastat tagasi ja näinud natuke oma teed. Ta elab samas keskkonnas kui teised veekilpkonnad, suured merekilpkonnad, seetõttu näeb sarnane välja ka. Aga aega oleks olnud piisavalt, et hoopis teistsuguseks evolutsioneeruda, aga nad näevad välja seepärast sarnased, aga tegelikult nad on üsna kauged sugulased ja tema kehaehitus on tegelikult üsna teistmoodi, et kilpkonna keha on niisugune kastkarapaks, nimetatakse niisugune tugevad ribid, selgroog, kõik on nagu laienenud ja teeb niisuguse kasti nagu, luine kast. Aga temal nüüd ei ole nii. Ehk temal ei ole see skeletiluustik kilbiga ühenduses. Ta on seal mingite kõhreliste muude sidekoe nagu struktuuridega, nad sul küll kuigivõrd koos, aga nad ei ole nagu kokku kasvanud. Ehk ta justkui leiutas kilbi teistmoodi kui teised kilpkonnad. Ehk ta ei teinud seda oma luustikust, vaid tema luudest nagu kõrgemale ja siis pealis naha alla on tekkinud sellised väiksed luuplaadikesed ja niisugune kõhreline kilp, mille peal on tihedalt luuplaadikesi ja funktsiooni täidab sama nagu kilpkonnal, aga ometi ta on selline teistmoodi ka prepareerimisel siis väljakutse, ehk ta ei ole niisugune kõva luu, mida puhastad luu ära ja ongi, vaid tegelikult, et seal all on see kõhrekiht, mida ma ei saa eemaldada, sest et muidu need peal olevad luuplaadikesed lihtsalt pudenevad laiali. Ja see on nagu kuigivõrd ka elastne, nii et ka see annab loomale endale mingid eelised tema elus, et see paindub, kui ta näiteks ujub, sukeldub, siis saab natukene see kilp kokku vajuda, kui ta kõik kopsud hästi kokku vajud. Vaat siin on näha. Jah, ma ei hakanud neid roideid sealt lahti kangutama, oleks saanud ka, aga nad on seal vastas ja selline ta näeb välja. Et väga omapärane loom, nagu tegelikult mitmes mõttes unikaalne nagu kilpkonnade seas ka. Jah, hea küsimus. Kus ta need selgrootükid on? Kuubiku ma taastan. Selgrotükid on ära, aga need olid alles, et ma ei ole kindlalt 100%, aga need on nagu eraldi, et selles luu kogumikus. Need oli kuigivõrd seal küljes, et kui ma sealt veel seda pehmemat kraami eraldasin, siis selgrood lülituid üsna kergelt lahti. Et need ma puhastasin eraldi ära, et pärast vaatame, mitu neist alles on. Aga seal nagu sees kuskil mingid kihtid all ei ole. No jah, ütleme,
seda just Toomas Armulik oli uurinud või küsis kellegi teised spetsialistid, ma ei tea, ta juba sai täpsemalt, et jah, et tavaliselt oli kas õlavarreluu või üks teine luu oli kilpkonnadel, mille järgi vanust määrati, aga see meetod ei tööta nahkkilpkonna peal. Ja me ei tea, kas on mõni teine luu, mille peal töötab. Võib-olla ta on liiga aktiivselt liigub ja need luud on liikumises ja see silma sees olev luu on ainus, kes on piisavalt fikseeritud, et sinna saavad rahulikult need aastarõngad tekkida või ma ei tea täpselt, aga jah, praegu ei tea teisi meetodeid, kuidas mõõta saaks. Võib-olla on võimalik. Aga see nagu pikkusvanuseline vahe nagu liiga ebamäärane, selle põhjal nagu mingit? Tähendab, see kindlasti annab hinnangu, ma ei ole nagu ametlik, mingit niisugust statistikat kuskil näinud, et kuidas see kasvukõver on või et ilmselt selle järgi, selle kohta ilmselt on andmeid, kuigi võrrelda selle mingi hinnangu peaks saama. Me ei ole, ma ei tea, kas sa, Sergei, ei ole leidnud selle kohta täpsemaid andmeid, aga praegu ei ole. Et meil on lihtsalt need kasvu maksimumid ja suuküpse isendid mõõt ja siis teame, kui vanaks ta elab ja kui vana võiks suuküps olla, siis hindame. Aga me omavahel siin arutasime, et äkki ta on mingisugused ligi 20-le hakkab jõudma võib-olla, et jah, see suguküpsus tuleb päris, ütleme, me ei saa öelda kiiresti, aga meduuside pealt ikkagi suhteliselt kiiresti, et kasvavad päris kiiresti täis oma mõõtmed. Et võib-olla jah, 20 aastaga juba. Et see võib-olla siin on alla 20 siis, kuna see arvatavasti ei ole suuküps. See on mingi väga umbkaudne hinnang lihtsalt. Natuke noor loom, mullikas, ütleme, kes siis rändab ringi, tal ei ole sinna koduranda veel lähiajal asja ja siis seikleb ringi ja eksis siia. Natuke rumal võib-olla ka ja võib-olla siuke rännukiht noorel suurem, et kuidagi selline arvamus meil on temast. Ta võis ka midagi haige olla, midagi sassis omadega, et hälmis tema käitumine. Me ei tea seda, eks ole. Jah, just, et mingid vigastusi tal luude peal on näha, et kas neist on midagi eluajal juhtunud või on peale surma, et võib siis natuke analüüsida, aga võib-olla oli vigastust, ei tea. Kilpkonn läheb samamoodi kilbi sisse peitu vees, kui nagu maismaa kilpkonna ohukorral, tõmbab jäsemed ja pea kilbi sisse. Kuidas ta seda vees teeks? Ei, ta ei saa niimoodi ennast niimoodi sinna sisse tõmmata. Maismaal ka ei saa? Ei. Võib-olla tõmbab kaela kössina, aga see maksimum, et ta nüüd sinna peitu ei lähe ikkagi. Et mingi kaela liikuvus tal on või midagi, see kilp ta kaitseb, aga see ei ole siuke varjupaik, kus peituda saaks. Kas nüüd see kilpkond läheb siis Eesti liikide nimekirja ka? Jah, et see on hea küsimus nagu selle teema jätkuks, mis meil oli, et tegelikult see tänase õhtu teema oli, et kilpkonn ja teised eksoodid, et nagu ei pea ainult nahkkilpkonnast rääkima. Ja et Eesti liikide nimekiri, et kuidas seda siis käsitleda ja mis liigid meile kuuluvad. Et tegelikult mina ei tea, et reeglit oleks selle kohta. Ma tean, et erinevatel inimestel on erinevad arvamused selle kohta, et kas Eesti liik on liik, kes püsivat omab siin populatsiooni, ongi Eestis elav liik. Kohe ma ei tea, rändlinnud käivad ja nad ei ole aastaringselt siin. Pesitsevad regulaarselt siin. Aga ta on omal jõul siia tulnud ikkagi, et ütleme, praegustes oludes, arvestades mis iganes hoovuseid või merede ühendusi, on võimalik Eestist teda leida. Et selles mõttes ta võiks ju Eesti liik olla. Kas ta on meie siin, pesitseb siin nagu teine küsimus, aga teoreetiliselt jääb veel see võimalus, et keegi paha inimene viskas laeva pealt ja kuskile vette. Absoluutselt, et oleme ka neid variante arutanud ja me ei saa neid välistada, et praegu me lähtume sellest, et
ta leiti sealt Saaremaa rannast, nii on. Jah, võib-olla esiteks, võib-olla ta suri kuskil väljaspool Eesti territooriumi ja siis ulpis siia. Võib-olla keegi sõitis jahiga kuskil Lõunameredes, võttis kaasa, mõtles, et sööb ära pärast või leidis huvitava mingisuguse trofee või ma ei tea. Ja sõitis ja üks hetk avastas, et näed, haisema hakkas või luges, et see on CITES-i kaitsealune riik, et oi-oi, et äkki ma igaks juhuks ei vii teda, et varsti jõuan sadamasse ja küsitakse, mis mul on. Lükkas ta üle pardadeks. No, ei saa välistada, aga ei saa ka kinnitada. Me lähtume sellest, et leiti Saaremaalt kõik. Nii on. Jah, et see praktika selle organismi puhul puudub, selle juhtumi puhul, aga võtame linnuvaatluses, nad teevad vahet eksikülalised, läbirändajad, pesitsejad ja äärmisel juhul siis tegu on eksikülalisega roomajate hulgas, aga kirja pannakse kõik, määrajatesse pannakse, läbirändajad pannakse kindlasti määrajasse, kõiki üksikuid eksikülalisi ei pane, aga linde on meil seal sadu ja sadu. Et jah, ma ei teagi, kust see nüüd piir tõmmata, et aga põhimõtteliselt eksikülalisena võib ta kirja panna meil. Kas sookilpkonn, mida sa korra alguses mainisid, kas see on praegu meil eksikülalisena kirjas Eestis? On teda kunagi leitud mingist Läti piirijööst? Ei, minu arust ametlikult ei ole teda kordagi leitud Eestist sookilpkonna. Mitteametlikke teateid on. Aga jällegi, et see nende päritolu ei ole selge. Kuigi teoreetiliselt võiks Eesti nagu olla jääda tema areaali, et ei oleks ka võimatu ilmselt. Jah, ta on väga tõenäoline, aga ongi inimesed, kes väidavad surmkindlalt, ma olen näinud, nägin või et minu vanaisa nägi, aga eksemplar ei ole. Sama hästi oleks võinud sellega olla nii, et jah, ma nägin rannas oli, aga ma jätsin sinna ja pärast ei olnud seal enam. Kas me usuksime, mis me teeksime, et selles mõttes on ikka väga oluline see tõenduse eksemplar kuskil nagu alles hoida ja siis on midagi nagu kinnitab seda. Sealt on küsimus. Saad püüda või? Proovime. Ja see oli leitud ja ka seda lugu, et leiti, aga peeti väga ebatõenäoliseks, et ta on looduslik ja teada oli, et neid samu sookilpkonni loomapoodidest müüdi, pakuti ja need inimesed said kodus akvaariumis pidada ja kas siis kasvas liiga suureks või enam ei viitsitud hooldada või keegi põgenes. Ei, seda põgenes jah. Et sattusin, me seda ei loeta nagu Eesti loodusliku populatsiooni kilpkonnaks, et arvatakse, et tema on ikkagi inimese tõttu sinna sattunud ja niimoodi mitte ka inimese teadliku ja tahtliku tegevusega, et ta ei ole nüüd niimoodi inimese kuskil, ma ei tea, mingi kaubatranspordiga ise tulnud, vaid et inimene lihtsalt läks, pani ta kuhugile sinna loodusse ja siis tuli järgmine inimene üles ja vastas, Eestis leitud. Sookilpkonnast rääkides, siis üks jälle suusõnaline lugu Pärnust, seal on selline väike asutus nagu Minisoo ja siis see omanik on väga hea roomajate tundja. Ja aga sellest, ma arvan, on 20 aastat juba möödas sellest loost, aga tema juurde tuli üks koolipoiss kunagi. Ja tal oli kaasas väike sookilpkonn ja ütles, et ta leidis selle Tõstamäe jõest. Et kuidas ta sinna jõkke sai või kas poiss tõtt rääkis, seda ma ei tea, aga see omanik, kes seda jutt, tema kindlasti tunneb roomajaid ja tal ei ole ka põhjust seda lugu valetada. Aga jällegi, selle lihtsalt mingi jutu järgi või keegi nägi või isendit ei ole, ei saa nagu kinnitada ja isegi sinna jõkke ta võis saada ka samamoodi inimese kaasabil.
Tõstamaa jääb Lätist ikkagi üpris kaugele. Seda enam, et enne ega pärast ei ole seal ühtegi sellist teadet tulnud. Et kui tegu on noorloomaga, siis see oleks justkui juba seal võinud sündida mingisugune asurkond. Keegi pidi ta sinna munema siis. Kui seal oleks asunud, siis oleks seal veel leide. Et oleks võinud neid leide rohkem olla.